9. juunil 2024. aastal toimuvad Eestis Euroopa Parlamendi valimised. Euroopa Parlament on Euroopa Liidu esinduskogu, mille koosseisu valib rahvas 5 aastaks. Tänavu valivad 27 Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud kokku 720 parlamendiliiget. Eesti valijad valivad 7 Euroopa Parlamendi liiget. Euroopa Parlamendi liikmed teevad otsuseid, mis mõjutavad sinu igapäevaelu. Näiteks mõjutavad need otsused töökohti, tervishoidu ja keskkonda. Sinu hääl loeb. Kui sa hääletad, siis sa otsustad. Euroopa Parlamendi valimistel on hääletamisõigus kõigil vähemalt 18-aastastel Eesti Vabariigi kodanikel, Eestis alaliselt elavatel Euroopa Liidu kodanikel ja alaliselt välisriigis elavatel Eesti kodanikel. Eestis elav Euroopa Liidu kodanik võib hääletada Eestis, kui ta on selleks Siseministeeriumile taotluse esitanud ja kui tema päritoluriigis ei ole temalt hääletamisõigust ära võetud. Hääletamisõiguslik ei ole isik, kes on valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud. Hääletamisest ei saa osa võtta ka isik, kes on kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja kannab vanglakaristust. Kandideerimisõigus on Euroopa Parlamendi valimistel igal hääleõiguslikul valijal, kes on valimispäevaks saanud 21-aastaseks. Euroopa Parlamendi valimistel kandideerivad erakondade kandidaadid ja üksikkandidaadid. Euroopa Parlamendi valimised toimuvad ühes valimisringkonnas üle Eesti. Valijal peab olema rahvastikuregistri järgne elukoht. Juhul, kui valijal ei ole rahvastikuregistris elukohta 10. mai seisuga, ei kanta teda nimekirja. Valijate nimekirja kandmiseks tuleb pöörduda enda elukoha valla- või linnavalitsuse poole elukoha andmete esitamiseks, mille järel lisatakse valija nimekirja. Valija saab hääletada Eestis ülesse seatud kandidaadi poolt. Hääletamise korraldamiseks moodustatakse valimisjaoskonnad. Enda elukohale lähimad jaoskonnad leiad valimiste teabelehelt. Kõik Eesti hääletamisruumid on leitavad veebilehelt ep2024.valimised.ee. Eestis on kasutusel elektrooniline valijate nimekiri, mis tähendab, et valija ei ole enam seotud konkreetse valimisjaoskonnaga. Terve valimisnädala jooksul saab valija hääletada kõigis sellel ajal avatud hääletamisruumides üle Eesti. Hääletada saab terve nädala jooksul 3. juunist kuni 9. juunini. Esmaspäevast laupäevani on jaoskonnad avatud kella 12 kuni kella 20. Valimispäeval ehk pühapäeval on jaoskonnad avatud kella 9 kuni 20. Esmaspäeval kella 9 kuni laupäeval kella 20 on võimalik oma hääle anda ka elektrooniliselt. E-hääletamiseks on vajalik internetiühendusega arvuti ja ID-kaart või mobiil-ID koos PIN-koodidega. E-hääletamiseks tuleb valimised.ee veebilehelt arvutisse laadida valijarakendus. Kui hääl on antud, saab valija hääle korrektset edastamist ja vastuvõtmist kontrollida eraldi nutiseadmega, kuhu on alla laaditud kontrollrakendus. Kui valija tunneb, et teda mõjutati e-hääle andmisel, on tal võimalik valimisnädala jooksul kuni laupäeva õhtuni oma valikut uuesti e-hääletades muuta. Arvesse läheb ainult viimasena antud e-hääl. Valijal on võimalik oma e-häält muuta ka valimisjaoskonnas pabersedeliga hääletades ja seda ka valimispäeval. Kui valija on valimistel osalenud nii elektrooniliselt kui ka pabersedeliga, läheb arvesse ainult jaoskonnas tehtud valik. Euroopa Parlamendi valimistel on võimalik hääletada ka välisriigis. Kui välisriigis elav valija ei soovi e-hääletada, siis on tal võimalik hääletada kirjateel või Eesti välisesindustes kohapeal. Ligi 40 Eesti välisesindust avavad oma uksed valijatele hääletamiseks vähemalt 2 päeval vahemikus 25. kuni 30. mai 2024. Valimiste eelselt saadetakse kõigile valijatele valimiste teabeleht, millel on info hääletamisõiguse tingimuste kohta ning hääletamisvõimaluste kohta konkreetses vallas või linnas. Teabelehed edastatakse kas postkasti või teie e-posti aadressile.
Kodus hääletamist korraldatakse reedest pühapäevani. Kui valija ei saa terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu hääletada valimisjaoskonnas, võib ta taotleda hääletamist kodus. Kodus hääletamise taotlus tuleb esitada elu- või viibimiskoha järgsele valla- või linnavalitsusele või jaoskonnakomisjonile. Hääletamisõigus tehakse kindlaks isikukoodi alusel. Oluline on, et hääletama minnes oleks valijal kaasas kehtiv Eestis välja antud isikut tõendav dokument, milleks on ka siidekaart, pass või juhiluba. Hääletamissedeli saamisel annab valija allkirja lehele ja jaoskonnakomisjoni liige teeb arvutis märke elektroonilisse valijate nimekirja. Hääletamissedel tuleb täita hääletamiskabiinis, mille seinal on kandidaatide nimekiri. Sedelile kirjutatakse ühe kandidaadi registreerimisnumber, kelle poolt valija hääletab. Pärast hääletamissedeli täitmist tuleb see kokku murda ja esitada jaoskonnakomisjoni liikmele, kes paneb sedeli välisküljele pitsati jäljendi. Seejärel laseb valija sedeli ise hääletamiskasti. Iga valija hääletab ise ja kedagi teist selleks volitada ei saa. Kui valija ei ole füüsilise puude tõttu ise võimeline hääletamissedelit täitma, võib seda tema palvel ja juuresolekul teha teine valija, kuid mitte kandidaat. Kui valija rikub hääletamissedeli, on tal õigus saada jaoskonnakomisjonilt uus sedel. Rikutud sedel tuleb tagastada jaoskonnakomisjonile. Kui valija on rikutud hääletamissedelile juba märkinud oma otsuse, tuleb see enne jaoskonnakomisjonile tagastamist läbi kriipsutada nii, et otsustus ei ole loetav. Hääletamissedelit ei tohi hääletamisruumist välja viia. Kui valija otsustab jätta hääletamata, siis tuleb hääletamissedel kindlasti tagastada jaoskonnakomisjonile ja ta saab hiljem uuesti hääletama minna. Hääletamine on salajane ja hääletamisruumis on valimisrahu. Hääletamisruumis on keelatud valimisagitatsioon ehk seal ei tohi mitte keegi valija otsust enam kuidagi mõjutada. Kõik isikud peavad alluma jaoskonnakomisjoni liikmete korraldustele. E-hääletamisel veendu, et hääletad iseseisvalt. Valimised peavad olema ausad. Politseid tuleb kohe teavitada, kui kellegi valimisotsust püütakse vara või muu soodustuse lubamise või andmisega mõjutada. Igalühel on õigus vaadelda valimiskomisjonide ja valimiste korraldajate tegevust ning toiminguid. Vaatleja peab enne vaatlemise alustamist end esitlema. Vaatlejal ei ole õigust sekkuda valimisjaoskonna töösse ega tutvuda valijate nimekirjaga, välja arvatud enda kohta valijate nimekirja kantud andmete õigsuse kontrollimiseks. Küsimuste korral pöörduda telefonil 1247 või e-posti aadressil info@valimised.ee. Rohkem infot leiab veebilehelt valimised.ee.